Hakkan vaikselt minema. Ma võtan ühe kasti. Võtke te ka mõned kastid. Jaak jääb siia, jah. Siis ma võtan 2 kasti. Ma võtan 2 kasti, jah. Nii, ma loodan, et nael on kasti sees. On kõik olemas. Lähme siis, see on Sõnajala tee või Sõnajala rada. See on see metsaautode juurest. Saab see sisse minna ja Linnamäe Paisjärv on siin all kohe. Ja Sõnajala rada, matkarada on vasakul niimoodi, kitsas rada läheb. Ja me läheme nüüd paremale ehk lõuna poole, ehk päikese poole. Nüüd paneme järgmise kasti. Siia veel ei pane, vaatame, kus lennuruum tekib. Läheme üles siit Palumetsa, Mages Östar Salu elementidega Palumets, Mänd ja Pihlakas ütlevad Palumetsa. Nii me saame kohta, kus on lennuruum nahkkiirtel ja paneme nahkkiirte varjekasti. Paneme nahkkiirte varjekasti ja nii. Ja kastid on siis 2 F-nahkkiirte kastid Saksamaalt tellitud 2 F ja tulge siia. Kohad on välja vaadatud juba eile. Tiit Rödeliga palun tule. Näe, on ju kena koht. Nüüd mõte on näiteks see puu seal. Siin ees on. Ja Kalle on ka hea, on ju. Vihm pajub välja. Ja lennuruum on hea. Ja see on just platsike. Varjekasti esine platsike. Nahkkiirtel ruumi lennata. Linnamäe Paisjärv all siin mõnikümmend meetrit. Noh, siin on ka Jägala joa uuristatud kanjoni järsk kallas. Anname kasti. Väga ilus mets. No ongi kast pandud. Ja märgime üles siis välinumber. Iga pesakast saab, varjekast saab esialgu välinumbri. Pärast kaardil vaatame üle. Paneme siis lõpliku numeratsiooni nagu ka seirepunktide puhul. Esmalt paneme välinumbrid. Ja pärast tulevad lõplikud, mis on läbi aastakümnete geograafiline punkt määratud numbriga. Number 41, 3. päev paneme kaste ja 40 oli vaja panna, aga meil tagavarakastid ka on, me saame veel panna kuni 8 või 6 kasti, nii et number 41 ja Tiit võtab koordinaadi.
valmis, jah? Tiit, kas sul on GPS, mis koordinaadi võtab või mis asi see on? On, jah? GPS, jah. GPS võtab koordinaadi ja 41 kast pandud, lähme edasi. Veel mõned kastid on. Mul on siin, jah. Ma võtan nüüd... Lähme seda rada. See on lihtsam orienteeruda. On jõeäärne matkarada. Metsvindik ilusti laulab. Jah, salu elementidega palumets siin. No jõe äärest tuleb ka lammimetsa sisse. Siit alla vist ei hakka minema. Ei hakka, jah. Siis läheme siia sisse. Jääme siia üles männikusse, siin on lennuruum parem. No 50 meetrit ongi vist see sama. Näe, mul on märk olemas, näe, Mati märk. Näe, oks. Eile märgistasin ära. See plats. Et see puu ilmselt. Okslik, jah. No igatahes see on see plats, lennuruum on siin. Võime ka siia poole panema teise puu peale, sinna puu peale. Nii et eile sai metsamärgistus tehtud juba, kuhu panna kast ja see on siis, noh, Mati märgistab niimoodi, et võtab ühe puuoksa, ja siis paneb märgistuseks. Paneme siia. Jah, paneme siia, jah. Jah, selle puu külge, jah. Aga paneme siis nii, et õhtupäike paistab. Jah, niimoodi ilusti, jah, tore. Nii. Ja nüüd tuleb siis kast number 42, pärast nummerdame ära. Igale 2F kastile tuleb oma number siis. Aga numbrit me täna veel ei kirjuta, sest täna ajutised põllunumbrid. Kui oleme kaardil üle vaatanud, numeratsiooni pannud korda, noh, see juures arvestades, mis järjekorras me nüüd kontrollime, et numbrid läheksid järjekorda, kui me kontrollime kaste, nahkhiire kaste siis mitu korda suve jooksul. Ja siis järgmine kord tulles juba nahkhiiri vaatama siia otsima, siis kirjutame numbrid peale permanendiga, iga kast saab oma numbri. Jägala metsades siis selline eksperiment, uuring, huvil põhinev teadus, kõik korraga 3 taburet jalgel. Sihukest asja ei ole varem tehtud. Vist ei ole FS kasti üldse pandud või 2F kasti ei ole üldse pandud. Väga head saksa nahkhiire kastid. Need vist Eestis ei ole üldse pandud, ma ei ole kuulnud. Ja nüüd me siis need paneme üles ja uurime neid. Mõne aasta jooksul, 3 aastat tahaks vähemalt uurida. Aga kasti kestus on muidugi kauem. Kast on aastakümneid peab vastu tehtud saepuru ja tsemendisegust ja 70-ndatel Schwegleri poolt välja mõeldud ja Schwegler neid müübki üle maailma, üle Euroopa väga laialt levinud. Võt selline lugu. Ja Tiidul GPS paneme kirja kast number 42. Ja ilm on super täna, 2. juuni 2021 ja Jaak tuli ka. Nii et meeskond on koos ja meil on erinevad persoonid siin. Igal ühel on oma ülesanne, mida ta teadlikult teeb. Meil on teadmispõhine ühing, Sitsista arenduskeskus. Läbi sajandite võib öelda, me tegutseme teadmispõhiselt, see tähendab üks sõna ainult. See tähendab mitut asja, üks on see, et me ise õpime ja saame teada midagi. See on teadmispõhine. Ja kui oleme midagi teada saanud, looduse ja muude, igast asjade kohta, mis on nagu, mis meid huvitab. 42. Et kui me oleme midagi teada saanud, õppinud, siis me ka seda teadmist anname edasi ühiskonnale ja meil ei ole rahapõhine, sellepärast me ei küsi raha selle eest, et me oma õpitut anname edasi. Me lihtsalt paneme, riputame interneti, anname raamatukesi välja, teeme ettekandeid
ja me võime küsida küll, noh, siis sõidukulusid või kuskilt, et kes on nõus tasuma, et kui me sõidame kuskile Eestimaa nurka ettekannet pidama ja või valmistame mingi spetsiaalse ettekande, mida meilt tellitakse, noh, see on. Lähme nüüd. Lähme nüüd. See võib nädal aega olla tööd. Inimesed tahavad minna, no hakka minema siis. Olgu, kastner on 2 valmis ja õiges suunas, Tiit. Õiges suunas. Selles suunas lähemegi. Nii, 2F nahkhiire kast, võib-olla maailma parim, Euroopa parim arvatavasti.